Tervist! Mina olen Rainer ja 2023 aasta on liikumisaasta ja sauna-aasta. Ja siitpoolt tervitused ka Põlvamaalt. Ja mina loen teile ette 2 lühikest katkendit raamatust Sauna, mille on kirjutanud siis Agu Takis. Laupäevaseks saunatamisõhtuks ehitas Uudo teise sauna Kärdlasse oma elupaiga hoovi. Kui saunakorsten hakkas suitsema, ilmusid sellele uulitsale põhiliselt naisterahvastest koosnevad grupikesed. Tore ja meeldiv on väike õhtune jalutuskäik sumedal õhtul, kuid miski meelitas siiski veel patseerijaid kohale. Saun asus tänava ääres, kuid leilikuumuse jahutamiseks mõeldud tiik 100 meetri kaugusel. Kui esimene kord joosti sinna saunalina ümber, siis järgmistel kordadel unustati see sootuks. Üks slaavi rahvusest proua pajatas järgmisel päeval lõhinal oma töökaaslastele. Hirmus asi, mis minuga eile juhtus. Jalutan õhtul oma mehega Uudo saunast mööda. Korraga läheb sauna uks lahti ja sealt hüppab välja Uudo. Täiesti alasti. Minu mees ütleb, Maria, ära vaata. Mina ei saa mitte vaata. Mina ikka vaatab. Paljas ja karvane Uudo jooksis tiigi poole ja midagi tagus talle vastu põlvi. See oli vapustav. See on siis esimene katkend sellest raamatust ja üks teine põnev katkend veel. Lugu on siis jahimeestest ja saunatamisest. Mõned jumaldasid sauna ja vaatamata sellele, et majutuskohas ootas see köötut ees, tahtsid nad tingimata ka Nõmmel saunas ära käia. Leiliruumi mahtus korraga 5 meest, mõned pesuruumi, mõned kööki ja puhkeruumi. Kõik said sooja ja pestud. Soomlastega polnud mingeid probleeme. Mehed teadsid, kuidas ja kui palju kütta. Rootslased ja norralased olid samuti kursis Soome elu ja saunaga ning siinne neid eriti ei üllatanud. Esimesel õhtul vaatasid nad saunatralli naeratades pealt. Järgmisel õhtul istusid koos riietega veidi leiliruumis. 3. võeti rõivad seljast ja sauna. Aastate jooksul tekkis hea läbisaamine paljude jahituristidega ja paljud neist, eriti Rootsist ja Norras, ehitasid omale saunad. Veidi tõsisem oli lugu austerlaste ja sakslastega. Ilmselt meenus neile lugu Eestimaa munkasid revideerima tulnud vaimulikest, kelle Kärkna mungad sauna viisid ja korralikult läbi vihtlesid. Oma ettekandesse panid nad kirja, et taolist enese piitsutamist pole nemad veel kusagil kohanud. Sedasama uskusid austerlased Hiiumaa jahimeestest. Igatahes jaht ja saun on lahutamatud ning turismijahi kõrghetkel püsis Nõmme saun 9 päeva järjest soe. Hea, et saunaahi valmistatud 9 millimeetrisest terasest. Sellised 2 katkendit ja lõpetuseks ma loeksin ette ka ühe murdekeelse luuletuse, mis on siis konkreetselt pühendatud sauna-aastale. Mind kui sanna vihaga, õi ikuega kisaga, sanna mindas rõõmoga, selge pää hüä mõnoga. Võta lõõnaht, mõseb puhtast, pää nii naba kui ka kunsa, siis saab perest tarh süvve, rohost pitsi liikvat juva. Nii üks teivät papa mamma, pääle õgad savvu sanna, sannom tervys, iho ilo, sanna minne süämel himo. Vot selline armas murdekeelne luuletus ka sauna-aasta ettelugemise lõppu ja ilosat
Sanna aastat ja hüvä leili!